see on mees, kes on 2,5 tundi maganud ja valmis kalale minema. Kus me oleme? Tundub, et Kaarel leidis kala koha ülesse. Kaarlil oli just keegi otsas olnud, aga oli küünlaga minema pannud. No nii, tulime ühele järvekesele püüdma. Siin on korralikud põdrajäljed, mitte väga vanad. Aga vaatame, kas järvest tuleb midagi. Maiklil on kala. Millega tuli? Petteloto või? Kuule, aga teeb hästi ju võitlust. Tahad, lähen võtan kahva või? Oi, väga kena jõekas. Kuule, see on täitsa mõõdu kala sul. Wow. Sul on lihtsam sinna vist tõmmata, jah, kaldusse. Ma korra viskan kiiresti mõõduka peale. Aga ilus kala. Hästi lilla. Hästi lilla värvi kala. Jaa. Ei, oota, mis asja? 0. 40 täpselt. 40-ne. Aga võtame, me saame ju teha ju ära. Hommikul. Kuule, ilus 40-ne. Tubli poiss. Nii, ega väga vist midagi kaamerist ei näe, natukene. Aga ühesõnaga väljas hakkas päris korralikult sadama. Maikel ja Kaarel olid kaugemas järve otsas. Tõenäoliselt nad hakkavad ka tagasi tulema. Võib-olla püüavad natukene jõge ka. Kell on 1:17. Meie siis Kristjaniga tulime ära, et saime lõpus mingeid väikseid kalu, aga mitte midagi erilist. Maikel siis õnnestus 40-sendine saada. Nii et seni oleme saanud siis nii-öelda 3 mõõdukala, mida me oleme kaasa võtnud. Tänaseks tõmbame joone alla ja näeme juba siis homme. Hommikune peekonitegu käib. Ja kui peekon saab praetud, kohvid, siis selle sama peekoni rahvades läheb pannile. Forell. Kivi peal siin paistab. Aha, hommikusöögiks kohe forelli. Eile õhtul püütud. Eile õhtul Maikel 40 sentimeetrit. Järvest. Aga vaikselt tõmbame seda päeva käima. Hambapesu tehtud. Võib-olla veel ühed tähtsamad toimetused vaja millalgi ära teha. Ja hetkel on plaan selline, et mina, Maikel ja Kaarel läheme ühele Paalja järvele, aga sinna on üle 3 kilomeetri minna. Kristjan läheb, püüab jõge. Ja et midagi lihtsat tänane päev igatahes ei too, aga peab hakkama saama. See on Kaarli burgeri. Korralik. Tervislik hommikusöök. Ja siis siit tuleb veel veiseliha guljaš kartuliga. Kõhud korralikult täis. No kuidas maitseb? Nagu peekon saiaga. Nii. Breakfast of Champions. Ongi nii. Korralik. Hakkasime end küll valmis panema, aga ilm otsustas teisiti, et päris tugevalt sajab ja sellise vihmaga ei taha seda pikka matka küll ette võtta sinna Paalja järve juurde, nii et ootame ja loodame, et see vihm läheb üle. Nii, okei, kutid.
edu Paaljaga. Ma tõesti loodan, et saate. Näeme siis mingi, ma ei tea, 12 tunni pärast. Võib-olla tõesti, jah. Ma tõesti loodan, et midagi tuleb teil. Võtame hästi rahulikult, Kaarel. Tava ikka. Nii, asjalood on ikkagi sedasi, et Maikel ja Kaarel läksid siis korralikule matkale oma 3 kilomeetrit võib-olla peale, et jõuda ühe Paalja järveni ja proovida sealt siis Paaljat. Mina hindasin oma jala seisukorda, et targem ei oleks võib-olla seda matka teha. Ja siis Kristjaniga tulime siis jõe peale. Vot, et peab arvestama ka sellega, et mitte homme, aga ülehomme põhimõtteliselt ülehomme õhtul on 13 kilomeetrit tagasi autoni matkamist ja ma otsustan, ma pigem hoian oma seda ühte jalga, mis on natukene kehvemas seisus kui teine. Vot nii. Aga jah, me läheme nüüd siis Kristjaniga ja üritame siis mõnda ilusat kala tabada. Võite hästi või? Mitte nii hästi, et nagu 51 oleks. Ei, äge. Viirastusega, jah? Viirastus, ikka viirastus. Ma arvan, see on ääri-veeri, kui on. Okei, täitsa okei. Nelikümmend ja pool. Vaata siia. Teeme portreega ka. Opa. Jumal hea pilt. Super. Said ka mõõduka ära, kuule. Hästi. Vähemalt see on käes. Nii, Kristjanil ka kala. Tänane teine, ma ei tea, mis ma siin teen. Pean ka vist sinise otsa panema, mul on ka sinine vist olemas. Aga ega ei tea veel, ne? Vaata, et ta nüüd sinna kuskile kividesse ei pane. Hoia ridva tippu rohkem üleval võib-olla nüüd. Et ta kividesse ei läheks. Ta on siin samas, jah? Aga ta ei tule pinda. Ta ei tule pinda üldse. Nii. Ma olen valmis kahvaga. Oho. Kuule. Nii, kus sa oled? Oba! Hästi. Hästi. Nii, selline. Kuna Kristjanil on toiminud see sinakas hõbe. 2 kala saanud, ma ei ole veel ühtegi. Teine oli ka tõenäoliselt mõõdukas. Siis läheb ka see otsa. Ei ole siin mingit varianti. Kristjanil jälle kala. Veits närvi hakkad ajama mind. Vaata, kus hoiavad põhja. Ja jõhkralt möllavad. Ei ole midagi jälle nii väike. See on oi, kuule. See on veel suurem kui su esimene. No, mõõdukas jälle. Ei, mis asja? See on suurem. Null on siin. See on 40 jälle. No. Jah. 40. 40 jälle. Selline huvitav lugu oli, et Kristjan siin viskas landipuu otsa. Professionaalne kalamees. Professionaalne kalamees, professionaal fisherman. Ja siis järsku kuuleme, et mingi hääl nagu räägib
nagu ja siis jumala ära ehmatasime, keerame selja, vaatame, et üks siis matkaja matkab 11 päeva jutti nagu ja see on tal teine päev ja oi. Vot sellist asja vist ma küll ei suudaks. Ja nagu Artur käib seal igal pool matkamas raske seljakotiga. Naiste rahvas oli ja üksinda ka veel, et big respect nagu, väga big respect. Natukene jutustasime ja siis andsime infot, kuidas jõuda kuhugi. Ja me oleme kõige paremad infoandjad. Kohalikud ja. Mina olen nulli peal, Kristjanil on 3 mõõdukala, 40,5, 41 ja 35. 35 läks tagasi ujuma, 2 kala on kaasas, nii et kui poisid ei peaks midagi sealt Paalja järvelt saama, siis on meil vähemalt neile kala olemas. Nii, Maikeli ja Kaarli update. Oleme jõudnud soovitud järve äärde. Enne seda veel püüdsime 100 meetrit siit järvest välja minevat jõge. Palju väikest jõekat seal, aga vool mega kiire. Järv on mega sügav ja järvest ei ole mitte midagi saanud ja ilm on selline, nagu te näete, keeruline. Ilm on halb. Tugev tuul. Nüüd teeme siin väikse tee, kohvi. Ootame, et vihm järele jääb. Jah, vihm võiks järele jääda. See on olnud kõige kalasem koht hetkel. Siit on tulnud meil kõige rohkem kala. Nii, meie Kristjaniga istume, puhkame, teeme väikse snäkipausi. Pole just paha vaade, kus puhata. Suured mäed taga taustaks. Loodetavasti poisid on ka sinna järve peale kohale jõudnud. Võiks vähemalt olla 3 tundi on möödas. Ja loodetavasti siis neil mingit actionit toimub ka. Järvest ei ole mitte midagi saanud ja ilm on selline, nagu te näete. Me alustasime suure hurraaga, aga nüüd on nagu lõpupoole võtt on ära kadunud. Et Kristjani 3 kala ongi ainukesed, mõned võtud veel. Ja see on ka kõik, et nüüd on nagu tükk maad tühja vaikust olnud. Oleme näinud kala pinnas ka käimas, aga lantide vastu ei ole keegi huvi tundnud. Teeme oma snäkipausi ära ja siis püüame veel edasi mõnda aega. Ja siis vaatame, kas hakkame tagasi liikuma. Meil jääb kohe üks järv, kus pidi palju siiga olema sees, nii et kindlasti võib olla. Mina ja mu jutt. Tõenäoliselt püüame seda järve ka, et vaatame. Korralikum kala vist, ma ei tea ka. Lõpuks ometi mul ka. Lõpuks ometi mul ka kala. Aga ei tundu, et oleks nii suur. Sinna pikalt viskest. Opadi! Täna on 3. see söögikala tõenäoliselt. Kus ta nüüd on? Opadi! Oi, kui ilus kala! Täitsa lõpkus nüüd hakkas möllama. Oota, mine siit. Ma saan siit ka. Opadi! Ma tulen siia lihtsalt, liigun. Oi, see on ilus kala jälle. Päris nii suur vist. Opadi! Ma tulen siia. Kus ta läks? Ai, kivi taga. Kurat, hea, et ma
kus ta nüüd on? Oh, saa mõnna. Opa, jabadabadu. Jabadabadu. Kuule, thanks. Oh, ilus. Ei olegi nii suur nüüd, aga paras kala. ma arvan, et 45 äkki võib-olla peale. Nii, see tuleb ka söögiks kaasa. Aga pane sinna, vaata, ma panin sinna täitsa diagonaalis. Tuleb äkki veel midagi. Mälet, Kristjan, tantsi palju tantsid? Ja mille peale? Vana hea hõbedane viirastus tõi jälle ilusa kala. Mis sa pakud? 47 või? See on hea pakkumine, ma pakun siis 46. Oi, ta on ikka päris korralik. Ta on ikka päris korralik kala. $46. No nii. Thanks. Nüüd on ka minul kena siig. Ei ole jõekas! Oi, mine pekki, kui suur! Appikene, mis nüüd saab?